issa mu süda puperdab reaalselt selle jutu peale, mis ma teile räägin. Eelmise video lõpus ma ütlesin teile, et mul on teile uudis, mis ilmselt muudab mu ülejäänud elu mingis mõttes. Ja need on õnnepisarad, oh my god, ma ei tea isegi, miks ma nutan, aga oh my god. Ma ei ole absoluutselt emotsionaalne inimene selles mõttes, et aga ma tahan teile tutvustada kedagi. Te hakkate teda nägema absoluutselt ilmselt igas videos. See on meie uus pereliige. Vaheta sinna. Ja. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. See on Luna. Ma tundun nii dramaatiline, oh my god, see ei ole üldse õnnetusündmus siin, see on nii tore. Minu arust see on nii tore uudis, aga te ei kujuta ette ka, kui väga ma teda vajasin oma ellu ja Jesus Christ, kui sa võta ainult kokku. Ma tahan kohe siia video alguses ära öelda, et ta ei ole koroonakutsikas. Ma tean, et väga paljud karantiinis olles tundsid vajadust, et nad tahavad kutsikat ja nad tundsid, et nende elukorraldus sobib kutsika jaoks ja nüüd ma näen väga palju kuulutusi Facebookis, kus neid kõiki kutsikaid ära antakse, aga ma saan garanteerida, et see ei ole koroonakutsikas. Ta on üli läbimõeldud otsus. Ma kasvasin üles koeraga, nii et tegelikult mul on alati olnud see teadmine, et ma võtan endale koera mingi hetk elus, nii et see ei olnud, et kas ma võtan koera, vaid pigem, et millal ma võtan koera. Ja ma arvan, et mingi 3 aastat tagasi ma hakkasin Tannile rääkima seda ja ma tahaksin väga kutsikat, ma tunnen, et ma olen selleks valmis. Ma tunnen, et minu elukorraldus lubab seda kutsikat, sest et praegune töö, mida ma teen, on täielikult sobilik, et olla kutsika emme, et olla koera emme. Ja samuti, mis ma tahan öelda, ma tean, et paljud ütlevad, aga miks sa ei võta varjupaigast, nii paljud loomad vajavad endale kodu. Ja ma nõustun sellega, muidugi varjupaigast saab endale koera ja sa saad endale sealt eluks ajaks sõbra või nii kaua kui neid on, eks ju. Aga mul olid kindlad kriteeriumid, ma teadsin, et ma tahan marmortaksit ja see ilmselt tulebki sellel mõjutusel, et mul endal oli kunagi marmortaksi. Ja ta oli lihtsalt täielikult meie pereliige, ta ei olnud lihtsalt lemmikloom, vaid ta oli pereliige. Ja ma mäletan, ma oli vist mingi 10-12 aastane, kui ta ära suri. Ja see oli ikka korralik põnts meile kõigile, nii mu vennale, oh my god. Ma olen pidanud seda videot juba nii palju kinni panema, sest ma lihtsalt ei suuda. Ma ei arvanud, et ma nutan reaalselt. Ma isegi ei saa aru, miks ma nutan, miks mu emotsioonid nagu üle käivad. Okei. Ma ei tahtnud olla nagu siuke inimene, kes sunnib oma partnerile koera peale, nii et see oli nagu ühine otsus. Ja Tann oli samuti, miks see võttiski meil nii pikalt aega, et otsustada, ligi 3 aastat, sest et tal ei ole kunagi koera olnud, nii et ta tegelikult ei tea, mida tähendab koera kasvatamine, eriti veel korteri tingimustes. Nii et nüüd kuskil märtsikuus ta lõpuks ütles mulle, et Kaisa, et kui sa tahad kutsikat, siis mul on idee sulle kinkida sünnipäevaks, kas sa oled kindel? Meil oli pikk arutelu veel selle üle ja ma teadsin 100%, et ma olen kindel, et ma tahan endale kutsikat ja koera üldse. Nüüd umbes juba nädal aega tagasi tuli Luna meile koju. Ja Luna on siis miniatuurne või minitaksi, marmortaksi. Ja neid on suht raske leida. Selles mõttes, et on suht vähe aretajaid, kes aretavad üldse marmortaksisid, pluss kunagi ei saa olla garanteeritud, et üldse tuleb pesakonnas marmortaksi. Kuidas ma üldse alustasin Luna otsingut, oligi nii, et ma alguses liitusin kõikide võimalike Facebooki gruppidega, kus oli, et antakse ära taksikutsikaid või et taksikutsikad müügiks ja nii edasi. Aga ma tahan kohe ära öelda, et ma ise ei postitanud sinna mitte kunagi, sest iga kord, kui ma vaatan selliseid gruppe, siis millegipärast need inimesed on seal nii vaenulikud, nii kurjad, vahet pole, mida sa küsid, sa pigem saad sealt heiti, sa saad sealt mingit viha, sa lihtsalt seematakse sind läbi, et mis mõttes sa üldse nagu, sa kirjutasid selle sõna valesti või et mis mõttes sa otsid siukest koera, no igastahes. Ma küll liitusin selle grupiga, aga ma lihtsalt ma olin nii hirmutatud, kui ma lugesin neid kommentaare, kuidas inimesed seal vastasid, siis ma mõtlesin, et ma ei taha niimoodi ikkagi niimoodi otsida.
enda koera, et sealt on hea saada informatsiooni muidugi, nii et ma olen endiselt seal gruppides. Aga kui ma olin aru saanud, et ma Facebooki ei postita seda ja sotsiaalmeediasse, siis ma läksin Eesti Taksi Tõuühingute Liidu lehele ja Tõuühingute Liidu lehtedel on tavaliselt siis ka kennelid, ametlikud kennelid, kes aretavad Eestis taksikutsikaid. Ja seal oli ülipikk nimekiri ja siis ma teadsin, et kuna ma tahan, et ta oleks minitaksi, ma tahan, et ta oleks marmor ja ma tahan, et tal oleks lühike karv, siis neid kennelid oli suht käputäis, ma kirjutasin, ma arvan, 4 kennelisse. Ja enamus kennelist mulle öeldi, et enamus taksikutsikad on broneeritud ette juba ära, siis ma juba teadsin, ahah, nüüd ma ootan aasta aega oma kutsikat. Mis nagu ei olnud halb, sest et vähemalt mul oli see teadmine, et see kutsikas tuleb mu ellu. Aga siis ma sattusin sellise kenneli otsa nagu Alluring Stars kennel, oli vist Alluring Stars. Ja ma panen Facebooki lehe lingina ka, kui sa äkki oled ka taksikutsika otsingul, siis mina võtsin sealt. Ja kui ma kirjutasin sinna, siis nad ütlesid ka, et neil on just tulnud pesakond, aga kõik kutsikad on broneeritud. Aga et juunis peaks tulema järgmine pesakond, et siis sealt saaks. Siis ma olin nagu, et ahah, et kindlasti andke mulle teada, ma olen väga huvitatud. Ja ma arvan, et läks mööda kuskil paar nädalat, kui see kenneli omanik või aretaja kirjutas mulle, ütles, et üks taksikutsikas on üle, emane. Ja et ta pidi Prantsusmaale minema, sest et tavaliselt kui üks jääb üle, siis tal peab kas midagi viga olema või nagu ei tea kunagi, mis teema on. Ja ta pidi minema Prantsusmaale, aga kuna on koroona olukord, siis tema Prantsusmaa omanikud ei saanud Eestisse reisida ja nad ei leidnud ka usaldusväärset koera toojat, kes siis tooks Eestis Prantsusmaale neile koera. Nii et ta jäi üle, mulle saadeti pilt ja ma teadsin kohe, see on minu koer. Ma lihtsalt teadsin, ma nägin seda pilti, ma nägin seda videot ja ma teadsin, et see on minu koer. Ja juba sel hetkel minu arust minus mingid need emotsioonid vallandusid ja ma tean, see koer on lihtsalt nii armastatud, see kutsikas saab olema nii armastatud, ta on nii oodatud. Siis läks hinna arutamiseks ja ma tahan teiega täiesti aus olla ja ma tahan, et see video oleks mingis mõttes ka informatiivne, kui sa üldse oled taksikutsika otsingul. Ja Luna hind oli 1500 eurot. Ja ma tean, mis te ütlete, kas sa maksid koera eest nii palju. Ja see oli ka minu esmane reaktsioon, et oot, et mulle tehakse see sünnipäeva kingiks mingis mõttes, et mu vanemad aitavad, Tain panustab, Taini vanemad panustasid kõik, olid nii toetavad lõpuks. Aga siis ma mõtlesin, et 1500 eurot, kuidas ma saan nõuda, et keegi siukse kingituse mulle teeks, ma lihtsalt ei saa seda nõuda. Ja kui ma sain teada, et need hinnad ongi kuskil 1000-1500 vahel, siis mul tuli ka mingi väike siuke nutt peale, no nii ma ei saagi endale koera, et see on nagu nii kallis väljaminek. Aga lõpuks, kuna me rääkisime Tainiga ja Tain lihtsalt oli, et kas sa oled 100% kindel, et sul on teda vaja, et sa tahad teda. Ja ma olin 150% kindel, et see koer on minu koer. Oh my god. Kuna meil ei olnud tegelikult kohe vahendeid, et teda välja maksta, siis me ka ütlesime seda sellele aretajale. Ja ta alguses oli natukene kahtlev, ütles, et ta ei ole kunagi järelmaksuga koera andnud. Ja siis ta ütles, et nii, ta pakub kellelegi veel, aga kui tõesti huvi ei ole, siis ta on nõus nende tingimustega. Ja siis ma olin, et no nii, kuna see tüdruk oli nii ilus, nii armas, lihtsalt perfektne, siis ma teadsin, et keegi tahab teda ja tuligi välja, et oligi veel üks huviline. Siis ma olin, nemad maksavad välja, ma ei saagi oma kutsikat. Aga siis ma juba leppisin, ma mõtlesin, et okei, et kui peab olema, siis see kutsikas tuleb ja kui ei pea, siis ma lihtsalt võtan järgmisest pesakonnast. Ja umbes nädal aega hiljem see kasvataja kirjutas mulle ja ütles, et ikkagi see pere ei saa võtta, et neil on ka natukene elukorraldusi luba hetkel, nad ootavad järgmise pesakonnani. Ja ta oli nõus meile järelmaksuga Luna andma. Luna on nüüd muidugi välja makstud ja me maksime 2 osas, me maksime paari nädalaste vahedega. Aga nüüd ta on välja makstud. Ja ta tuli meie ellu üpriski õnnetul päeval. Sain teada, et see aretaja elab Tartus. Ja me saime seda teada, põhimõtteliselt see aretaja kirjutas mulle laupäeval. Ja ma küsisin, kus ta asub, töötas Tartus ja ma teadsin, et järgmine päev pühapäeval ma lähen matustele. Ma läksin oma vanatädi matustele emaga koos. Ja siis mu ema ja Tain ütlesid, et tead, kui me lähme Tartusse, siis peale matuseid lähme vaatame kutsik üle. Ja
kui sobib, siis võtame kohe ka kaasa. Ja ma olin lihtsalt nagu täiesti šokeeritud, sest see tuli kõik selles mõttes nii ootamatult, et ma arvasin, et ma pean veel 6 aega ootama kutsikat. Mul ei olnud mitte midagi talle valmis ostetud, mul ei olnud pesa, mul ei olnud jalutusrihma, mul ei olnud süüa, mul ei olnud mitte midagi ta jaoks. Ma olin veits nagu overwhelmed ja siis mul tulid need kahtlused, kas ma ikka saan hakkama, et kuidas mul ei ole juba siukseid asju ja nagu ma olen ju nii halb koera emme, kui mul ei ole juba ammu ostetud need valmis. Aga siis mu ema ja Tainn rahustasid mind maha, nad ütlesid, et see on täiesti normaalne. Ära muretse, see kenneli naine annab sulle ka toidu kaasa, seepärast et niikuinii peab teda üle viima ühelt toidult teisele. Siis ma rahunesin maha ja pühapäeval me sõitsimegi Tartusse matustele. See on nagu nii veider, nagu see päev algas nii kurvalt ja see lõppes lihtsalt nii hästi. See on üks mu elu parimaid päevi, ma arvan, see on raudselt üks mu elu parimaid päevi. Ja õhtul siis me saime Tartus pargis kokku selle kenneli omanikuga ja kasvatajaga. Ta võttis ka Luna ema kaasa, et me näeksime teda. Ja kui me Tartus kokku saime, siis lihtsalt Luna hüppas mulle sülle. Ta oli nii õnnelik. Ta lihtsalt, mu süda sulas sel hetkel, ma teadsin, et see on minu koer. Ja Tainn vaatas ka teda ja ta vaatas, me võtame ta kaasa. Ja see kasvataja oli tegelikult mingis mõttes šokeeritud, ta ei arvanud, et me ta kohe kaasa võtame, ta arvas, et äkki tutvume, siis otsustame, mõtleme värki-särki. Aga me teadsime, et see on minu koer. Ja õnneks see oli usaldusväärne kasvataja selles mõttes, tal olid Luna on kõik oma vaktsiinid saanud, kõik 3, kõik mis ta peab saama, nii et alles aasta pärast ta peab järgmise saama. Ta on kiibistatud, tal on Euroopa Liidu pass, tal on kõik asjad olemas, nii et kõik on väga ametlik. Ma tean, et tihti öeldakse, et sa peaksid minema koju, et näha, et kuidas nad on, nagu mis olukordades neid kasvatatakse, nii edasi. Aga minul ei tekkinud kahtlust, mu emal ei tekkinud kahtlust, et midagi oleks valesti. Luna ema nägi täiesti terve välja, paberid olid kõik korras, kõik vaktsiinid olid saadud ja ma lihtsalt, mul oli usaldust, et see ei ole mingi, ma ei tea, masstoodangu kasvataja, et see ei ole mingi koerte farm nii-öelda. Nii et niimoodi Luna meie ellu tuligi ja mind siis hoiatati ka ette, et jaa, et esimesed päevad saad olema nii rasked, et alguses ta nutab hästi palju öösel ja et ta pissib sulle tuppa nii edasi. Ta on meile paar õnnetustuppa teinud, et niimoodi kord päevas juhtub seda, aga mitte rohkem, ainult üks kord päevas tavaliselt, et tulebki kindlasse kohta, ta pissib. Aga kuna mu elukorraldus on väga-väga sobilik praegu kutsika jaoks, siis ma käin temaga väljas iga 2 tunni tagant ja meil on mingis mõttes ka väike schedule tekkinud või siuke ajakava. Esimese asjana hommikul ma lähen temaga õue või siis Tainn läheb õue, üldjuhul me käime niimoodi korda mööda. Siis ta sööb hommikusöögi ära ja kuskil 1-2 hiljem ma lähen temaga uuesti välja. Siis enne lõunasööki käime me temaga õues. 1-2 peale lõunasööki käime temaga õues ja siis jälle enne õhtusööki käime õues ja peale õhtusööki. Nii et see on tema ajakava praegu ja see on väga hästi talle sobinud. Mõnikord ta ongi nii aja peale harjunud minema, et vahepeal kui ma jään kuskil 30 minti hiljaks, siis ta ongi pissinud tuppa. Et see on suht minu süü olnud. Aga kui ta tuli, siis kohe esimene öö, ta ei nutnud kordagi, ta oli oma pesas ja poole öö pealt ta küll nõudis voodisse ja minul ei ole mitte midagi selle vastu, et koer voodis magab ja Tainil õnneks ka ei olnud. Nii et ta tuli meie kõrvale ja ta magas terve öö meil kaisus. Terve öö. Ja praegu on iga õhtu samasugune olnud, et ta alustab magamist enda pesas ja kuskil poole ööni ta magabki pesas ja kui te mõtletegi, et miks see padjahunnik siin taga on, siis see on selleks, et ta saaks ilusti voodisse, sest ta ei tohi hüpata veel, ta ei tohi niimoodi kõrge voodi peal hüpata. Nii et ma olen talle patjades teinud väikse trepi, et ta ei peakski hüppama, vaid ta saaks nagu rahulikult tulla. Ja ta õppis ülikiiresti ära, et ta peab sealt alla tulema ja üles tulema. Nii et ma tunnen, et mul on väga tark koer, ta õppis istuma kohe esimesel päeval ja nii edasi. Ja mis meil nüüd edasine plaan on see, et ta läheb koertekooli, meil on kutsika kool välja vaadatud, sest et mu sõbrannal on samuti minitaksi ja tema käis siis seal kutsika koolis, milleks on siis Koerus, koertekool Koerus. See on mu kodu lähedal, mis sobib mulle ideaalselt. Hind on väga mõistlik, hind oli 125 € terve kursuse eest. Ja ta alustabki kutsika kooli ilmselt juunis, sest et praegu seal on ainult online kursused, aga kuna ma tahan ikkagi, et ta õpiks sotsialiseeruma teiste koeradega, siis ma tahaks, et ta ikkagi saaks kontaktõpet.
ja toidu osas ta praegu saab sedasama toitu, mis ta kasvataja talle andis. Aga kuna ma ei tea, see toit ei tundu mulle parim, nagu selles mõttes, et ta tundub veits liiga tehislik ja ma mõtlen seda, et kui mina endale midagi tehislikku kehasse ei topi üldjuhul, siis ma ei taha ka, et mu koer mingeid tehislikke aineid saaks. Nii et ma olen suht otsingul, et kus saada sellist võimalikult naturaalset koeratoitu. Ma tean, et see kasvatajaga rääkis, et tema toida on siis oma koerad pannud toortoidule ja ma tean, et Karin Larven, ma võin olla vaadanud su videosid koerte teemal või naala teemal. Ma tean, et Karin ka annab toortoitu oma koerale allergiat ja kõige selle pärast, aga Lunal ei tundu ühtegi allergiat olevat, nii et nagu ta ei pea mingit spetsiaalset toitu saama, aga ma lihtsalt tahan, et ta saaks võimalikult parimat toitu, mis üldse võimalik saab. Ja ma tean, et USAs on selline koerte toidu bränd nagu Olli. Ma panen siia screenshoti sellest. Ma otsiks midagi sellist, nii et kui keegi mu jälgijatest teab, kus ma midagi sellist saaks, kui äkki mingit retsepti, et ma saaks ise teha, kuigi ideaalis ma ostaks valmis, siis let me know, sest et ma tõesti tahaksin võimalikult naturaalset toitu hakata Lunale pakkuma. Jaa, aga Luna, kas sa näitad oma nägu ka enne, kui me lõpetame? Näitame sind neile. Te ei kujuta ette, see nädal aega teda saladuses hoida oli nii raske, ma tahtsin teile lihtsalt kohe samal päeval öelda, et mingi jaa, ma sain kutsika, sest et tõesti ma olen nii õnnelik selle üle. Ja ta on praegu 3 kuud ja 2 nädalat. Nii et ta saab juba 4 kuuseks, nii et varsti juba see kutsika periood saab läbi. Ja kui keegi küsib, et mida, kas siis, mis Tain nagu nüüd arvab, kui koer kodus on, siis Tain on üliõnnelik ja nad saavad ülihästi läbi ja mul lihtsalt hea meel näha, kui väga ta ka Lunast hoolib. Aga kui sa veel ei ole sellele videole like pannud, siis mina ja Luna oleme väga tänulik, kui te like'i panete sellele videole, kui te subscribe'ite. Tere tulemast minu kanalile, kui sa siia subscribe'id, sest et sa oled väga oodatud ja sa oled alati tagasi oodatud. Aga lähme vlogi oodata, sest et mida ma enam siin halan, nutan, vaid näitame teile nüüd midagi lõpus. Ja. Jaa. Kuidas teda teile tutvustada, oleks korraldada talle korralik puppy shower ehk siis kutsika katsikud. Kas emme tegi sulle? Tundub, et see talle maitseb. Kreemi.